Mina räägin teile täna polarisatsioonist ja miks on polarisatsioon teile võib-olla oluline, on siis see, et kui teie lähete poodi endale päikeseprille ostma, siis teid hakkab kindlasti huvitama, et miks ma peaksin ühed prillid ostma või miks ma peaksin teised prillid ostma. Päikeseprillid töötavad mitmel erineval moel, et ma saan vähendada omal silmadele langevat päikesevalguse kogust, saan näiteks vähendada tumendatud klaasidega, ehk siis, et see klaasis olev tume osa neelab üleliigse päikesevalguse ära endasse ja siis sinu silma jõuab vähem valgust. Aga meil on mõned päikeseprillid on ka kaetud peegeldava kattega, mis peegeldavad üleliigse valguse siis tagasi, nii et sinu silma jälle jõuab vähem valgust. Aga siis üks eriline päikeseprillide liik on siis polarisatsioonifiltriga päikeseprillid. Mida tähendab polarisatsioonifilter? Miks need päikeseprillidele head on? Kohe räägin. Nii, valgus koosneb üksikutest footonitest ja valgusosakestest ja igal üksikul footonil on olemas oma polarisatsiooni tasand. See tähendab seda, et sa võid kujutada seda footonit ette nagu mingisugust lainetust, millel on olemas mingi võnkumise suund. Sul võnkumise suund võib olla üles-alla, sul võnkumise suund võib olla edasi-tagasi. Ja mis asi on polarisatsioonifilter? Polarisatsioonifilter on põhimõtteliselt nagu mingisugused trellid, millest ühtepidi võnkuv valgus saab läbi, ta saab läbi siit võnkuda, aga teistpidi risti võnkuv valgus, see neeldub siin polarisatsioonifiltris ja läbi ei pääse. Näiteks üks liik polarisatsioonivalgust või üks polarisatsioonivalguse allikaid on näiteks seesama ekraan siin. Sellele ekraanil on tõmmatud ette polarisatsioonifilter. See ekraan siin toodab ainult polariseerunud valgust ja seda me saame näha nüüd, kui ma panen siia valguse teele ette teise polarisatsioonifiltri. Siit tuleb polariseerunud valgus. See polarisatsioonifilter laseb läbi sedapidi võnkuvat valgust ja ma näen seda ekraani. Aga kui ma selle 90 kraadi risti keeran, siis on näha, et sedapidi võnkuv valgus siit jääb mul siia polarisatsioonifiltrisse kinni ja siit mul üldse enam valgust läbi ei tule. Kui ma panen kaks polarisatsioonifiltrit omavahel risti, siis ma saan ka loomulikku valgust niimoodi kustutada. Ehk siis, et niimoodi on mul polarisatsiooni tasandid on risti, valgust läbi ei pääse, aga niimoodi on polarisatsioonifiltrite tasandid on kohakuti ja valgus pääseb läbi. Nüüd loomulik valgus, ma ütlesin, on polariseerimata, sest et päikeselt ja näiteks sellest lambist, mis mul siin laes on, siit tuleb neid footoneid tuleb ühes sekundis miljardeid ja kõigil nendel on risti-rästi oma siis see polarisatsiooni tasand, oma see võnketasand. Ehk siis sellepärast ongi nii, et alles nüüd on see valgus siis polariseerunud, kui ma siia selle filtri ette panen. Aga miks siis päikeseprillid? Miks on meil polarisatsioonifilter siis päikeseprillides? Et ma ütlesin teile, et loomulik valgus on polariseerimata, et miks siis päikeseprillid aitavad mul siis seda loomulikku valgust kuidagi siis kustutada. No tegelikult loomulikku valgust kustutada ta ei aitagi. Ehk siis, et sa ei saa võtta polarisatsioonifiltrit ja siis vaadata päikesesse niimoodi. Nii ei saa. Aga peegeldunud valgus on meil polariseeritud. See tähendab seda, et näiteks väga märja asfalti pealt või siis lume pealt peegeldunud valgus on polariseerunud. Polariseerimata valgus langeb lume peale, peegeldab sealt tagasi polariseerunud. Ja kui meil on siis polariseeritud siis selle polariseerimisfiltriga päikeseprillid, siis selle tasand on täpselt selline, et ta kustutaks selle peegeldunud valguse. Nii et siis sellepärast ma siis soovitangi teil just polariseeritud filtritega päikeseprille osta. Ehk siis, et kui te sõidate autoga näiteks vastu päikest, siis te saate selle asfalti pealt siis tulnud peegelduse ära kustutada. Polariseeritud filtreid kasutades me võime igasuguseid muid toredaid nähtuseid ka näidata. Ehk siis, et kustutan valguse ära, siit valgust läbi ei pääse, aga kui ma panen siia ühe plastist keha vahele, siis tekib selline huvitav efekt.
nimelt kõikidest siis sellistest plastmassidest läbi minev siis valgus, siis see plastmass natukene muudab selle valguse polarisatsiooni tasandit. Nii et siit tuli polariseeritud valgus, siin plastmassis natukene seda tasandit muudeti, nii et siis sellepärast siis nüüd muutusid need prillid, muutusid nagu läbipaistvaks. Siit saab see valgus läbi tulla. Ja miks ta on värviline, on siis sellepärast, et erineva pingega kohtade juures siis erinev värv, selle värvi, see valguse tasandit muudetakse teistmoodi. Nii et siis tulebki valge valgus siit, erinevad värvid polariseeruvad erinevalt ja siit meil paistab silma siis värviline. See siis on polarisatsioon ja polariseeritud päikeseprillid mõne minutiga.